Ausalt öeldes ta on neid nii palju. Ausalt öeldes tal on olnud nii palju operatsioone. Freeniline närv on närv, mis on seotud hingamisega. Kui see läbi lõigata, mis on raske teha, siis arst olgu. Peaaegu aasta pärast saame lõpuks palju rohkem teavet uurimises Hulk Hogani surma kohta, mida räägivad meile äsja avaldatud kehakaamera salvestis ja põhjalik politseiraport selle kohta, mis juhtus maadusikooniga ning miks tema tütar ütleb, et küsimusi on endiselt palju. Tere tulemast Sidebari, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Nüüd on meil palju rohkem üksikasju maadlusikoon Hulk Hogani surma kohta. Oleme sellest varem Sidebaris rääkinud, kuid nüüd on meil videod, meil on 72 leheküljeline politseiraport ja mis kõige tähtsam, ametlik surmapõhjus. Ja siin on asi. Ma loen raportist ette, kuid kutsun kohtuarsti, et ta aitaks selgitada, mida see kõik tähendab ja aitaks sellest aru saada. Kui te mäletate, siis 24. juulil 2025 lakkas Hulk Hogan, päris nimega Terry Jean Bollea, hingamast oma kodus Clearwateris, Floridas. Tema abikaasa Sky Daly Hogan helistas hädaabinumbrile 911. Tema ja tegevusterapeut ning koduõde tegid talle väidetavalt elustamist kuni kiirabi saabumiseni, kuid ta suri siiski. Ja tekkisid küsimused. Tema surma kohta tekkisid küsimused. Oleme sellest siin Sidebaris rääkinud. Kas tema surm oli tingitud meditsiinilisest hooletusest kaelalõikuse järel? Küsimused selle kohta, miks ta enne surma näis olevat heas tujus ja tervises? Miks ta äkitselt hingamise lõpetas? Nüüd on meil 72 leheküljeline Clearwateri politsei juhtumiaruanne ja 2 uut videot. See annab meile uusi teadmisi. See annab meile uut infot. Ja ma tahan alustada videotest. Seda me pole varem näinud. See tegevusterapeut, kelle nimi on Justin McAmey, lahkub Hulk Hogani majast 24. juuli hommikul ja räägib politseiga. Ja ma tahan, et sa kuulaksid väga tähelepanelikult, kuidas ta kirjeldab seda, mida ta nägi. Aga veelgi olulisem on see, mis tuleb lõpus üsna kiiresti. Kuidas arst võis vea teha? Ma olin tunnistajaks sellele, mis selle operatsiooni ajal kuu või 2 tagasi toimus. Kas nad tegid selle kroonilise närviga kogu süsteemi läbi une? Olen tegevusterapeut ja see ei paistnud hea välja. Tere, tulin koju kodusest tervishoiust, ma olen tegevusterapeut ja ta kontrollis väga vähe. Paar kraadi. Oli terve üleval. Ravimid, narkootikumid. Ma olen minuti pärast tagasi. Tulin tagasi 90. maia. On küll, jah, see peaks meie selja taga olema. Rinna tõusmist ega langemist pole. Proovi seal, proovi vererõhku mõõta. Mitte midagi, ta tuli sisse. Me olime koos isoleeritud. Ma helistasin 112 põrandala maa. Peame selle parandamiseks sisse andma. Ja ta põhimõtteliselt lihtsalt hingas. Igatahes, kui ma seda nägin, siis ma ei vaadanud, sest ta on nii suur mees. Jah. Nii et pulssi saada Ja kui me sellest aru saime, siis loomulikult me ei teadnud, helistasime ja kutsusime abi. Et ausalla olen üllatanud, et see nii kaua vastu peasid. Sa ütlesid, et olid siin ainult umbes 10 minutit, eks? Enne kui ta... Jah. Siin räägime 2. Ma näen 30. Ma ütlesin 9:30. Tere, ja kui kaua olete aidanud tema eest hoolitseda? See on alles minu teine kord siin. Ainult minu teine kord siin. Okei. Ma olen seda teinud alles viimase nädala jooksul. Ma ei tea, kas nad sind üllatavad. Ja kas te üritate teda aidata kohaneda peamiselt ratastoolis olemisega ja selliste asjadega? Kui jah, tegevusterapeut tähendabki seda, et füsioterapeut tegeleb jalgadega, tegevusterapeudina tegeleme meie ülakeha funktsioonidega. Et lihtsalt. Aidata neil võimalikult hästi toimida. Võimalik oleks. Õige. Ma proovisin teda aidata tagasi sellesse. Ta tundis hingamisele ebamugavust. Kas ta suutis? Kas ta suutis kõndida ja muud sellist teha? Vaevu. See oli püsti üleviimine. Aga ta on kasutanud juba aastaid uriinipudelit ja muud sellist. Mis on praegu suur probleem? Kõik. Nagu me olime, nagu... Miks ta ei suutnud kõndida? Tal oli, ütleme nii, et tal lõigati operatsiooni käigus freeniline närv läbi. Kas see oli hiljuti? Okei. Nii, et tal oli seljaoperatsioon või mis see oli? See oli nii. Ausalt öeldes on tal olnud nii palju operatsioone,
Freniiline närv on närv, mis on seotud hingamisega. Kui sa selle läbi lõikad, mis on küll raske teha, olgu. Aga see pole asja mõte. Said aru, eks? Doktor tegi vea. See viis spekulatsioonideni, et Hogani surma võis põhjustada valesti tehtud operatsioon. Ja siis hiljem, muide, meil on veel üks video, mitu kuud hiljem, 19. novembril 2025. Kui ta on oma autos, läheneb sellele tegevusterapeudile taas üks politseinik, et saada selgitus selle kohta, tead küll, selle arsti osa kohta. Ja tundub, et ta natuke pehmendab seda. Ma rääkisin ülemusega, kes tahab veel ühte küsimust esitada. Videos rääkisid sa sellest, kuidas freniline närv, kui see läbi lõigata, on seda raske teha. Ma eeldan, et sa eeldad seda. see pole tegelikult minu pingutus. Okei, sest põhimõtteliselt me püüame teada saada, kuidas sa selle närvi ära tundsid. Vabandust, ma toetan end siin autole. See närv on A, tavaline asi, mida võib operatsiooni ajal vigastada ja B, kuidas sa jõudsid selle meditsiinilise järelduseni, et seda öelda? Et seda on raske teha. Olgu. Ma eeldan, ma mõtlen, ma ei tea, ma mõtlen, ma olen nõus. Aga ma mõtlen, sa ei ole neurokirurg. Jah. Pole kolemi. Jah, ma olen seda varem kuulnud. Ei käinud meditsiinikoolis. Sul on tööterapeudi kraad ja sellega asi piirdub. Rohkem midagi pole, eks? Jah. Olgu, vabandan, et sind kinni hoidsin. Ma pean nüüd välja minema. Ma saan sellest aru. Nii et ma sattusin varem natuke pahandusse, sest rääkisin olgu. Noh, ma arvan, et see peaks olema kõik. Hästi, aitäh, härra. See oli siiski huvitav, kuulasin intervjuud Pavel Lois Ondolovski taskuhäälingus paar päeva hiljem. Ma olen seda kuulnud. Ja see tüüp mainis ise kroonilist närvi. Ta ütles, et see oleks võinud olla. Ja see ongi, ja ma olin nagu... Ma olen seda kuulnud. Jah, nii et... Ma oleks pidanud seda kommentaari ütlema. Olgu, noh, praegu räägitakse väga palju. Olgu, noh, ausalt öeldes küll. Ma lihtsalt muutub tema jaoks liiga tugevaks, et ta minuni jõuaks. Noh, see on sama oluline. Nii et hästi. Olid tubli. Härra. Aitäh. Okei, kiirelt kõigile kassipidajatele. Kes siis ei tahaks, et nende kass oleks terve ja õnnelik, eks? Ja neile smallsi andmine, see ongi võti. Miks? Enamik kassitoite on tehtud odavate täiteainete, lihajääkide ja kunstlike koostisosadega. Ja lõpuks maksab selle eest sinu kassi tervis. See on tõsi. Smalls on teissugune. Nende retseptid on tehtud säilitusainete vabade, 100% inimtoiduks sobivate koostisosadega, mida leiaksid oma külmkapist. Kassid vajavad tõesti energiat saamiseks valku. Nad vajavad ka palju vedelikku, et püsida terved ja heas vormis. Õnneks sisaldab Smalls vähemalt 80% loomset valku. Nende värsked koostisosad on õrnalt küpsetatud, et säilitada kõik toitained, niiskus ja maitse. 88% kassipidajatest teatab, et pärast Smallsiga toitmist on nende kassidel parem seedimine, läikivam karvkate ja rohkem energiat mängimiseks. Ka eksperdid on sellest vaimustuses olnud. Forbes nimetas Smallsi parimaks kassitoiduks üldse. BuzzFeedi arvustajad teatasid, et nende kassid läksid selle toidu peale pööraseks. Nii et sinu kassi tervis algab sellest, mida ta sööb. Proovi Smallsi, saad oma esimeselt tellimuselt 60% soodustust, lisaks tasuta kohaletoimetamine ja eluaegsed maiused, kui lähed aadressile smalls.com või smalls.com/sidebaar. Nii et tundub, et ta ütleb, et eeldas, et sai selle meditsiinilisest kaardist, mitte arstilt ega meedialt. Aga mis puudutab juhtunut, siis õiguskaitseorganite sõnul tahan ma nüüd otse raporti juurde minna. Ma loen teile sõna-sõnalt ette. Tsitaat. Proua Belaja ja Nikolai Belaja sõnul oli härra Belaja põdenud mitmeid meditsiinilisi diagnoose, sealhulgas leukeemiat, kodade virvendust, kopsupõletikku ja neerupuudulikkust. Lisaks oli härra Belja viimaste kuude jooksul korduvalt haiglas viibinud erinevate haigusseisundite tõttu. Avaldus saadi proua Beljalt ja Nikolai Beljalt. Proua Belaja teatas, et tegevusterapeut ja koduõde olid hakanud ette valmistama härra Belaja selle päeva teraapiaseanssi. Ta teatas, et härra Belja istus elutoas tugitoolis ja oli söönud väikese hommikusöögi. Kui härra Makamei mõõtis elutähtsaid näitajaid, märkas ta, et härra Belja ja rindkere ei tõusnud ega langenud enam ning ta läks teda kontrollima. Sel hetkel said tema ja härra Makamei aru, et tal puudub pulss ning proua Belja helistas kohe numbrile 911.
Hankiti 911 kõnesalvestised, mis kinnitasid kõigi asjaosaliste esitatud ajajoont ja teavet, samuti proua Belja poolt 911 kõnekeskusele edastatud infot. Detektiivid viisid läbi härra Belja keha visuaalse ülevaatuse, mis ei näidanud mingeid trauma või vigastuse märke. Morton Planti haigla personal võttis pärast härra Belja surma ühendust tema perearstiga, doktor Gerald Fitzgeraldiga, kes teatas, et allkirjastab härra Belja surmatunnistuse. Ja seoses sellega, mida Hogan väidetavalt läbi elas, märgitakse raportis järgmist. Tsitaat. Seersant Beaver ja mina küsisime seejärel härra Belja varasema haigusloo kohta. Proua Belaya teatas, et ta oli umbes 6 nädalat enne seda juhtumit läbinud kaelalülide operatsiooni ning nimetas seda protseduuri lülisamba fikseerimiseks. Proua Belaya ütles, et lisaks lülisamba operatsioonile tehti härra Belayale umbes 3 nädalat tagasi südameoperatsioon, mille käigus parandati klapp. Südameoperatsiooni ajal teatas ta, et härra Belayal diagnoositi ka krooniline lümfotsütaarne leukeemia. Ta jätkas, et tema abikaasa oli pärast operatsiooni olnud haiglas umbes 3 nädalat. Proua Belaya ütles, et pärast leukeemia diagnoosimist alustas tema abikaasa keemiaraviga umbes nädal enne seda. Küsisin proua Belayalt, milliseid ravimeid tema abikaasa võtab ning ta ütles, et ta kasutab mitmeid erinevaid ravimeid, kuid ei osanud täpseid nimetusi öelda. Ta selgitas, et tema majja saabunud politseinikud küsisid ravimite kohta ning hiljem anti neile samad ravimid. Palun vaadake täiendavaid lisasid, et saada teavet konkreetsete ravimite kohta, mis härra Belahale määrati ja hiljem välja anti. Küsisin proua Belayalt, kuidas tema abikaasa käitus hommikul enne meditsiinilist juhtumit. Ta ütles, et hommik oli tavaline ja et ta sõi hommikusöögiks jogurtit ja marju. Ligikaudu 15 minutit enne tegevusterapeudi saabumist. Hiljem rääkisin eraldi Christopher Vologa, kes töötab härra Belayaga juhina. Härra Volo ütles, et härra Belja pandi dialüüsile umbes 1–2 nädalat enne seda juhtumit ja tema mäletamist mööda tundus, et dialüüsi ajal läks tal paremini. Härra Volo ütles seejärel, et ka härra Belajal oli diagnoositud neerupuudulikkus. Härra Volo jätkas, et sel kuupäeval, 24. juulil 2025, oli härra Belajal samaks päevaks veel üks dialüüsi aeg kokku lepitud. Pärast vestlus proua Beljaja ja härra Vologa naasin erakorralise meditsiini osakonna ruumi number 1, kus härra Beljajat raviti. Veidi hiljem kuulutas doktor Erika Francis härra Belja kell 11:17 surnuks. Seejärel sisenesime seersant Beaveriga ruumi ja viisime läbi visuaalse ülevaatuse härra Belja kehast. Keha lamas selili ruum 1 haiglavoodil. Tema paremas säärelus oli intraosseoosne kateeter. Tema paremas käsivares oli intravenoosne kateeter. Varem, kui meditsiinipersonal osutas härra Belajale elupäästvaid abinõusid, märkasin, et nad kasutasid automaatset mehaanilist rindkere kompressiooniseadet. Kehal ei olnud traumamärke, välja arvatud punetus ja nähtav marrastus kohas, kus kompressiooniseade oli asetatud tema rinnakule. Samuti märkasin, et härra Belajal oli paistetus pahkluudes ja jalgade alumistes osades. Seersant Beaver tegi oma osakonna poolt väljastatud mobiiltelefoniga 8 fotot härra Belajast. Seersant Beaver ja mina laadisime seejärel fotod üles aadressile axonevidence.com ning nendele ligipääs piirati. Pärast seda, kui fotod olid üles laaditud saidile evidence.com, nägin, kuidas Seersant Beaver kustutas fotod oma osakonna poolt väljastatud mobiiltelefonist. Ja ma mõtlen, kas see on nii tead, et midagi pole Hulk Hogani kohta lekkinud, kuna ta on kuulsus. Ma tõesti mõtlen selle peale. Nüüd, mis puudutab Hogani surma, siis raportis on kirjas, tsiteerin. Eralahang viidi läbi 16. augustil 2025 kell 11:55 doktor Daniel L. Schultzi MD patoloogi poolt. Katkend doktor Schultzi lühendatud kokkuvõttest kõlab. Härra Terry Belaja suri täielikult loomuliku haiguse tõttu, ilma mõistlike traumaatiliste või toksikoloogiliste põhjusteta. Seetõttu on ka surmaviis loomulik. Lühendatud kokkuvõte jätkub. Härra Belja surmaolud ja terviseajalugu ei vasta ühelegi Florida seadustiku kohasele juhtumile. Tema surm oli esmapilgul loomulik. Täieliku lahangu kasulikkusele tuginedes on härra Terry Belja loomulik surm kinnitatud ning kahtlused trauma või surmavate toksiinide suhtes on mõistlikult välistatud. On veel üks osa, mis ütleb, et 25. juulil 2025 kell umbes 9:00
Võtsin ühendust Pinellase maakonna kohtuarsti bürooga ja rääkisin Meo uurija Jim Beiningiga, et teavitada ülalmainitud ravimitega seotud lahknevusest. Rääkides Beiningiga sain teada, et kohtuarsti büroo oli teadlik härra Belja kaelal hiljuti tehtud operatsioonist, mille käigus väidetavalt kahjustati freniilist närvi. Nad olid sellest teadlikud. Aruande lõpus on kirjas, tsiteerin, Dr. Fitzgeraldi sõnul teavitas Dr. Francis teda, et härra Beljaža toodi erakorralise meditsiiniosakonda asüstoolis ning pärast umbes 45 minutit elustamiskatseid, mis ei toonud kaasa südamerütmi muutusi, kuulutas ta härra Beljaža surnuks ja küsis, kas Dr. Fitzgerald oleks nõus allkirjastama surmatunnistuse. Dr. Fitzgerald ütles, et tuginedes sellele, mida Dr. Francis talle rääkis, uskus ta, et surmapõhjus oli südamega seotud ning nõustus surmatunnistusele alla kirjutama. Politseinikud kogusid hiljem kokku härra Belajale praegu välja kirjutatud ravimid ja viisid läbi tablettide inventuuri, mis näitas, et härra Belaja võttis vähem ravimeid, kui talle oli välja kirjutatud. Clearwateri politseiosagon kaasas DEA abi, et teha kindlaks, kas opiaatide väljakirjutamisel esines mingeid kõrvalekaldeid. DEA kinnitas, et viimase 6 kuu jooksul ei ole härra Fitzgerald ega ükski teine retseptiväljastaja kirjutanud härra Belajale välja ühtegi ebatavalist opiaadiretsepti. Tablettide inventuuri käigus avastasid detektiivid, et härra Belja võttis ettenähtud opiaatidest väiksemat annust, mis ei ole kooskõlas inimesega, kes kannatab praegu sõltuvuse all. Lisaks ei olnud Clearwateri politseioskonna kogutud ravimitest ühtegi välja kirjutanud Dr. Fitzgeraldi, kuna härra McCame'i esitatud väited viitasid võimalusele, et härra Beljasa vigastus võis olla surma vahetu põhjus. Mitmed kohtukutse taotlused esitati, et saada härra Belja meditsiinilised andmed mitmelt meditsiiniasutuselt, tema lähisugulase proua Baleia nõusolekul. Kohtukutsed esitas lõpuks 6. kohturingkonna osariigi prokuratuur Morton Plant Hospitalile, Tampa General Hospitalile, Visiting Nurses Associationile ja Good Samaritan Hospitalile. Mitme kuu jooksul saadi tulemused kõigilt asutustelt. Meditsiiniliste andmete ülevaatus näitas mitmeid meditsiinilisi diagnoose, korduvaid pikemaid haiglaraviperioode ja halvenevat tervist mõne kuu jooksul enne härra Belja surma, mis oli kooskõlas proua Belja ja Nikolai Belja antud intervjuudega. 27. augustil 2025 lubasid proua Belja ja Nikolai Belja detektiiv Bieberil vaadata kodu valdekaamera salvestisi 24. juuli 2025. aasta hommikust. Kaamera vaade hõlmas elutuba, kus härra Belja tol hetkel viibis. Ta sattus südame seiskumisse, millele reageerisid kohale saabunud politseinikud ja meditsiinitöötajad. Salvestist vaadati kohapeal elukohas ning see kinnitas varem proua Belja, Preili Swintoni ja härra Mekamei poolt antud ütlusi sündmuste käigu kohta vahetult enne ja pärast seda, kui härra Belja sattus südame seiskumisse. Salvestist ei kogutud ning see jäi perekonna valdusesse. Detektiivid viisid läbi intervjuud kõigi reageerinud kiirabiteenistuse töötajatega, küsitlesid kiirabitöötajaid, kes samuti ei teatanud, et oleksid näinud härra Belja kehal mingeid vigastuse või traumatunnuseid. Hiljem saadi teada, et proua Balea ja Nikolai Balea olid korraldanud härra Baleale eralahkamise. Clearwateri politseiosagon sai Dr. Daniel Schultzi käest lahkamisaruande lühikokkuvõtte. Patoloog, kes lahkamist läbi viis, Dr. Schultz, kirjutab oma kokkuvõttes, et ta tegi lahkamise 16. augustil 2025 kell 11.55. Dr. Schultz kirjutab, et härra Balea suri, tsiteerin, üksnes tõsise loomuliku haiguse tõttu, ilma mõistlike traumaatiliste või toksikoloogiliste põhjusteta. Seetõttu on ka surmaviis loomulik. Pärast põhjalikku ülevaadet ütlustest, meditsiinilistest dokumentidest, elukoha valdekaamera salvestistest ja härra Belaja keha visuaalset kontrolli ei ole leitud ühtegi tõendit, mis viitaks sellele, et Terry Belaja surm oleks olnud millegi muu kui loomuliku põhjuse tagajärg. Uurimise käigus ei ole leitud ühtegi tõendit, mis viitaks kuritegelikule tegevusele tema surmaga seoses. See juhtum suletakse ja loetakse lahendatuks mittekriminaalse juhtumina. Olgu. Ja seda toetavad õiguskaitseorganid kogu selle raporti jooksul. Näiteks on siin märge röövi- ja mõrvaosakonna detektiivilt. Seal on kirjas, tsiteerin, dokumentide läbivaatamisel ei täheldanud ma midagi, mis oleks vastuolus loomuliku surmaga. Enne kui ma kutsun meie kohtuarsti seda selgitama, tahan ma lühidalt rääkida Brooke Hoganist,
Hulk Hogani väidetavalt võõrdunud tütrest. Väidetavalt ei olnud nad juba mõnda aega rääkinud. Väidetavalt polnud teda tema testamendis. Raportis on kirjas, et neljapäeval 7. augustil 2025 umbes kell 14.31 võttis Terry Bollea tütar Brooke Bollea minuga ühendust, et saada teavet oma isa kohta. Täpsemalt selle kohta, kas tehakse lahkamine. Selgitasin, et otsus selle kohta, kas lahkamine tuleks läbi viia, on kohtuarsti vastutusel. Neiu Bollea ütles edasi, et ta on mures oma isa hiljutise haigusloo pärast, märkides, et talle öeldi hiljuti, et meditsiinitöötajad võisid tema viimase operatsiooni valesti teha. Selgitasin, et kuulsime sama kinnitamata väidet, kuid uurime seda. Neiu Bollea tõi samuti välja oma mure seoses krematsiooniga ja võimaliku eraviisilise lahkamisega. Selgitasin, et need otsused on seadusliku lähisugulase teha ja soovitasin tal sellest Skyga rääkida. Neiu Bollea tänas mind, et võtsin tema kõne vastu ja aitasin teda nii palju kui suutsin. Enne kõne lõpetamist uuris Neiu Bollea kõigi võimalike laboriuuringute kohta, mis on seotud tema isa surmaga. Teatasin, et saadan talle Morton Blunti haigla juriidilise osakonna telefoninumbrit selle kohta. Avaldasin kaastunnet tema isa kaotuse puhul ja lõpetasin kõne. Umbes kell 15.50 andsin Neiu Bolleale järgmised Morton Blunti haigla korporatiivse juriidilise osakonna telefoninumbrid, sealhulgas nende õigusabi osakonna numbri. On veel üks osa, mis ütleb, et teisipäeval 21. augustil 2025 umbes kell 14.16 võeti ühendust Neiu Bolleaga, et uurida, kas ta saaks tulla isiklikult Clearwateri politseijaoskonda, et arutada uurimise hetkeseisu ja selgitada mõningaid avalikkuses levivaid spekulatsioone. Neiu Bollea teatas, et tal ei ole võimalik enne novembrit kohtuda varasemate kohustuste tõttu. Selgitasin, et meie arvates oleks asjakohane jagada temaga juhtumi fakte. Ta nõustus sellega, kuid kordas, et ei saa kohtuda. Umbes kell 16.01 võttis Neiu Bollea minuga uuesti ühendust, öeldes, et ta mõtles võimalusele tulla uurijatega rääkima. Viidates raportitele, helisalvestistele ja kehakaamera PVC salvestistele enne juhtumi lõpetamist ning enne kui avalikkus ja meedia selle teabe saavad, ütles ta, et püüab järgmiseks nädalaks midagi kokku leppida. Tal oli mõned järelküsimused kohtuarsti büroo otsuse kohta lahkamist mitte teha. Küsimused selle kohta, kuidas surmajuhtumite uurimine õiguskaitse poolelt toimub, samuti lisaküsimusi oma isa nägemise kohta. Ta ütles ka, et tunneb muret eralahangu pärast ning märkis, et pole veendunud, et see oleks tehtud või on tehtud õigesti. Ma kordasin proua Bellajale, et see protsess on täielikult väljaspool meie uurimise ulatust ja täielikult seadusjärgse lähisugulase otsustada. Nüüd peaksin teile seda ütlema. Clearwateri politseiosakond kiitis Hulk Hogani perekonda, sealhulgas Sky'd, tema lapsi Nikki ja Brooke'i. Samuti kiideti nende advokaati Kevin Hazletti valmisoleku eest lubada meie uurijatel ligi väga isiklikule teabele ajal, mil nad leinasid ja raskustega toime tulid. Nad lisasid, et see oli, tsiteerin, äärmiselt abiks. Asi on selles. Brooke on pärast seda kõike sõna võtnud, pärast seda, kui Clearwateri politseiosakond selle raporti avaldas. Sotsiaalmeedias jagatud videos ütles ta väidetavalt: ma arvan, et mu fännid ja inimesed tunnevad mind piisavalt hästi, et teada, et ma olen põhimõttekindel. Ma püüan suu kinni hoida. Ma olen püüdnud sellest jamast eemale hoida. Aga kallis Clearwateri politsei, hoidke minu kuradi nimi oma suust eemal. Te ei ole mind nagu peret kohelnud. Te ei ole mind aidanud. Te ei ole minuga ühendust võtnud nii, nagu oleksite pidanud. Võib-olla kaotasin oma õigused, sest ma ei käinud matustel, mida mu isa ei soovinud. Võib-olla ma ei tahtnud näha oma isa, keda näidatakse nagu tsirkusehobust, meik peal ja formaldehüüdi lõhn juures. Vabandust, see ei olnud see, mida mu isa soovis. Vabandust, et ma ei tahtnud tegeleda kõigi nende kahtlaste inimestega tema ümber. Ju see tähendab, et ma ei ole enam tema tütareks. Ju see tähendab, et ma ei ole võrdne Nikiga. Ju see tähendab, et ma ei saa mingeid vastuseid. Ja Brooke jagas väidetavalt X'is eraldi klippi, kus ta ütles järgmist. Mina olin see, kes palus lahkamist. Ma pakkusin, et maksan selle eest, aga selle asemel pöördutakse Babyface'i poole. Ei, me teeme selle ise. Okei, siis miks sa ei märkinud lahkamist tema lõplikule surmatunnistusele? See on minu esimene küsimus. Välja arvatud juhul, kui see lahkamine sisaldas midagi, mis ei sobi teie narratiiviga. Sest ma olen seda avalikult küsinud. Keegi ei ürita seda mulle anda. Keegi ei ürita öelda, Brooke, ole vait, siin see on. Kui üldse, siis ära ütle midagi, mis seal peal on, sest seal on midagi süüdistavat, mis on isa jaoks piinlik. Keegi ei ütle midagi sellist. Ja ta ütles, et tehti eraviisiline lahkamine.
et tema ei saanud, et tal ei lubatud tulemusi näha. Ta kahtles teatud asjades. Miks Sky ja tema raporti lugemine? Miks? Tema oli ainus, kes märkas, et isa ei hinga. Kuigi seal oli veel 2 meditsiinitöötajat. Miks? Tema sõnul polnud vereproove saadaval, kuid ilmselt ei leitud isa veres midagi kahtlast. Ta tõi samuti esile, mida tema arvates olid vastuolud, taas tema vaatenurgast, toksikoloogiliste leidude ja ravimite vahel, mida tema isa võis olla tarvitanud. Ja TMZ andmetel ütles ka Brooke, tsiteerin, algusest peale on olnud palju vastuolusid. Ma arvan, et CYPD jäi hätta, kuna nad ei alustanud kohe suuremahulist uurimist ega küsitlenud kohe kõiki ja kõike. Seda oleks pidanud algusest peale käsitlema kui lindiga piiratud, suletud ja põhjalikku uurimist. Hästi, soovin kutsuda siia Dr. Dana Rutherfordi, Richlandi maakonna kohtuarsti. Pole teda juba mõnda aega näinud, aga mul on alati hea meel Danat näha. Suur tänu, et leidsite aega. Üldiselt, kas selles raportis jäi teile midagi kummalist silma? Teate, ma arvan, et kui inimesed on kuulsused, siis uuritakse nende eraelu nii pealetükkival viisil. Ja minu jaoks tundus see raport, need 72 lehekülge, mida ma läbi kammisin, lihtsalt natuke liialdusena. Loomuliku surma puhul, mis toimus kroonilise haigusega patsiendi kodus, see oli loomulik surm. Nagu kõik järeldasid, otsustas perekond teha eralahkamise. Me võime sellesse natuke süveneda, miks nad seda tegid. Aga selle juhtumi puhul, alates esimesest 911 kõnest kuni politsei raportini, kui nad kohale läksid, ei olnud minu jaoks midagi eriti kummalist. Aga tead, nad viisid läbi uurimise ja tegid oma tööd, nii et ma arvan, et perekond võib selle teadmisega rahulikult olla. Kuula, sina oled professionaal. Mina lihtsalt loen seda ja on selge, et nad ütlevad mitu korda, et see oli loomulik surm. Kuidas nad teavad, et see oli loomulik surm? Ma vaatan seda ja püüan aru saada. Mida see siis tähendab, et see on loomulik surm? Kuidas täpselt Hulk Hogan suri? Kõigepealt seletame meie vaatajatele, mida surmaviis tegelikult tähendab. Surma põhjus on meditsiiniline seletus, miks kellegi süda ja kopsud lakkavad töötamast. Surmaviis on see, kuidas see juhtub. Sul on ainult 5 valikut. Ja mulle meeldib õpetada inimestele seda akronüümi, NASHU. Sul on loomulik, õnnetusjuhtum, enesetapp, tapmine ja määratlemata. Surmaviis on ainult 5, mille vahel saad valida. Kui me vaatame selle juhtumi kontekstis, siis siin on inimene, kellel olid kroonilised terviseprobleemid. Tal oli neerupuudulikkus, tal oli leukeemia, tal oli kodade virvendusarütmia. Tal olid kõik need haigused, mis oleksid võinud igal hetkel tema surma põhjustada. Ainuüksi see kodade virvendusarütmia, see ebanormaalne ja ebaregulaarne südametegevus oleks võinud teda igal hetkel tappa. Ta oleks võinud lihtsalt istuda ja televiisorit vaadata ning tema süda oleks võinud nii palju lööke vahele jätta, et see oleks võinud ta tappa. Tal olid kroonilised terviseprobleemid, mis oleksid võinud teda igal hetkel tappa. Jällegi, kui me vaatame surnukeha, siis vaatame ka tervise ajalugu. Üks asi, mida me küsime, on mis siin juhtus, mis oleks võinud tema surma põhjustada. Peale selle trauma puudus, vigastusi polnud ja hiljutist kukkumist ei olnud. Kui me räägime leukeemiast ja sellest, et tal võib olla väga lihtne veritseda, siis isegi väike kukkumine oleks võinud põhjustada subduraalse hematoomi või subduraalse verejooksu, mis oleks võinud tema surma põhjustada. Aga tal ei olnud ühtegi neist asjadest. Ma ei ole kindel, miks nad nii põhjaliku uurimise tegid, aga ma saan ka aru, et perekond võis soovida rohkem vastuseid. Ja kindlasti võib toksikoloogiline analüüs meile seda näidata. Ja me võime sellest natuke rääkida, kui sa soovid. Räägime sellest järgmisena, sest kõigepealt arvan ma, et nad pidid selle avalikustama. Ja ma arvan, et nad pidid tegema põhjaliku uurimise, mida ma loodan, et nad teevad igas juhtumis. Aga Hulk Hogani kohta oli palju spekulatsioone. Tema surma kohta oli palju spekulatsioone. Aga kuidas on lood toksikoloogiaga? Mida sina sellest arvad? Toksikoloogia näitas lihtsalt, et ta tegelikult ei tarvitanud talle välja kirjutatud opioidravimeid üldse sellisel viisil, mis viitaks sõltuvusele. Ja kui me vaatame retsepte, siis me vaatame, kes need välja kirjutas, kui tihti neid välja kirjutati. Me saame tegelikult koostada midagi, mida nimetatakse retseptide aruandeks ja saada teavet, mis saadetakse DEA-le opioidravimeid välja kirjutavate arstide, nende harjumuste ja trendide kohta. Ja seega ei olnud ükski neist asjadest vastuolus nende 72 lehekülje põhjal, mida ma lugesin.
Ta võttis tegelikult oma ravimeid nii, et kasutas neid ainult vastavalt vajadusele, PRN. Ta ei võtnud ravimeid nii, nagu oli ette nähtud. Jällegi, ta manustas endale liiga väikest annust, mis annab mulle märku, et ta oli ilmselt surmale lähemal. Mida lähemale surmale sa jõuad, seda vähem on mõnikord vajadust nende valuvaigistite järele. Ja tema lihtsalt ei kasutanud neid. Ma saan aru, et kui inimestel on minevikus olnud narkootikumide tarvitamise ajalugu, siis arvatakse, et nad võivad taas libastuda või äkki tarvitavad jälle või on seal mingi probleem. Aga me ei saa kellegi minevikku talle ette heita. Me võime kasutada ajalugu, et oma uurimist suunata, aga me ei tohiks kohe automaatselt eeldada, et just nii see ongi. Ja tema toksikoloogiline analüüs ei näidanud midagi kahtlast. See ei näidanud mürke ega aineid, mis oleksid tema surmale kaasa aidanud. Aga mis sellest vahelihase närvi teemast saab? Ma mängisin varem seda klippi tegevusterapeudist. Raporti ja minu öeldu põhjal tundub, et kohtuarst teadis vahelihase närvi olukorrast. Aga nii palju kui mina näen, ja sina ütle mulle, ning ma nägin, et sa vaatasid kõrvale, ei tundu, et see vahelihase närv oleks kuidagi tema surmale kaasa aidanud, eks? Ei põhjustanud ja jällegi see on nagu terve, isegi kui see kontrollib hingamist. Eks see kontrollib hingamist. Ja, aga tal oli ka nii palju teisi terviseprobleeme. Võtame näiteks neerupuudulikkuse. Sul on neerude funktsioon vähenenud. Need ei filtreeri toksiine nii, nagu nad tavaliselt teeksid. Nii et sinu organismi kogunevad need toksiinid. Sa ei suuda neid välja filtreerida, ükskõik kui väga su kehaga ei pingutaks. Välja arvatud juhul, kui inimene pannakse dialüüsile. Tal oli leukeemia, mis samuti põhjustab nõrkust, väsimust ja üldist kurnatust. See muudab nad vastuvõtlikumaks infektsioonidele. Tal oli kodade virvenduse rütmia. Tema süda ei löönud korralikult. Ta pidi võtma ravimeid, et hoida oma südant rütmis. Kõik need asjad võivad põhjustada probleeme ja kui sul on neerupuudulikkus ning mida progresseeruvam see on, siis arva ära, mida sa veel saad. Sul tekib vedeliku kogunemine kehasse, mis võib viia kopsuturse tekkeni, mis omakorda võib põhjustada hingamisraskusi ja lõpuks selle, et sa ei hinga enam korralikult. Ja sa ei pruugi hingata piisavalt kordi minutis, et elu säilitada. Nii et jah, ma saan aru sellest diafragmanärvi vigastusest ja inimesed tahtsid seda uurida. Ja jällegi, ma arvan, et see oli tark ja mõistlik pere poolt tellida sõltumatu lahkamine, sest kohtuarst ei pidanud lahkamist vajalikuks, mis peaks sulle andma mõista, et keegi ei arvanud, et siin oleks midagi kriminaalset toimunud. Aga nad tegid siiski toksikoloogilise uuringu, et teha kindlaks, kas tema surma või hingamise takistamisele oleks võinud kaasa aidata mingid ravimid või ained. Ma arvan, et see on väga oluline ja seal ei olnud midagi. Nii et jälle, freenikuse närvi vigastus, jah, aga see ei olnud siin surmapõhjus. Lihtsalt selguse huvides, te rääkisite erinevatest tüsistustest ja erinevatest probleemidest ning võimalikest tüsistustest. Kas me teame, nad ei tea täpselt sel hetkel, kuidas see juhtus, eks, kui ma just ei eksi? Las ma annan teile natuke infot selle kohta, mida surmatunnistus tegelikult ütleb. See on meditsiiniline arvamus selle kohta, kuidas keegi suri. See ei pea olema täpne põhjus. Me kinnitame surmasid kogu aeg ilma lahangut tegemata. Arsti kinnitavad loomulikke surmasid inimese haigusloo põhjal, nii et sa võid surra oma kodus ilma tunnistajateta. Sinu perearst on sind viimase 3 kuu jooksul näinud. Sul on südamepuudulikkus või neerupuudulikkus. Ja nad võivad sinu surmatunnistusele kirjutada surma põhjuseks neerupuudulikkuse tüsistused või aterosklerootilise südamehaiguse. Südamepuudulikkuse tüsistused, mis iganes see ka poleks. Ei pea tegema lahkamist, samuti ei pea tegema toksikoloogilist uuringut. Kohtuarst ei näinud põhjust ühegi neist asjadest tegemiseks. Perekond otsustas teha eraviisilise lahkamise ja surma põhjuseks määrati ikkagi loomulik põhjus, nagu kohtuarst oma meditsiinilises arvamuses ka ütles. Ta tegi selle kehavälise läbivaatuse, et otsida vigastuste ja traumamärke. Neid ei olnud. Nad vaatasid toksikoloogia raporti üle ja taas ei olnud seal midagi, mis viitaks sellele, et tema organismis oli midagi, mis oleks kaasa aidanud tema surmale. Seega ei ole südame seiskumine täpne ega sobiv surma põhjus, mida surmatunnistusele märkida, kuid tema süda ja kopsud lakkasid töötamast loomuliku haiguse tõttu. Tal oli kindlasti 3 peamist asja, mis oleksid võinud sellele kaasa aidata. Ja eraviisiline lahkamine. Mida te sellest järeldate?
see lihtsalt kinnitab võib-olla seda, mida perekond vajas, et rahu saada. Seda see ütlebki. Toksikoloogia ei olnud tema surma mõjutav tegur, see oli loomulikust haigusest tingitud surm, lähtudes tema varasemast haigusloost. Jällegi, neeru puudulikkust põhjustab kehas nii palju tüsistusi, leukeemia, kopsupõletik. Leukeemia muudab su keha vastuvõtlikumaks infektsioonidele. Ta oli viimaste kuude jooksul korduvalt haiglas olnud erinevate diagnoosidega. Tal oli terviseprobleemid, ta oli krooniliselt haige. Me tahame, et meie kangelased elaksid igavesti, aga surm on vältimatu ja juhuslik. Ja kui sul on selline terviselugu, võib see juhtuda igal hetkel. Doktor, enne kui ma teid lasen minna, mainisin seda juba varem. Brooke Hoganil on endiselt palju küsimusi, isegi pärast selle raporti avaldamist. Küsimused vere kohta, küsimused toksikoloogia kohta, küsimused uurimise kohta. Ma tean, et olete näinud mõningaid tema kommentaare. Kas teil on selle kohta mõtteid? Ma arvan, et Brooke Hogan leinab. Ja ma arvan, et kui sa leinad, siis otsid sa igasuguseid vastuseid. Sa otsid, keda süüdistada. Me tahame, et meie pereliikmed elaksid igavesti, aga see lihtsalt ei juhtu. Ja taas, arvestades tema ulatuslikku haiguslugu, oli ta surmale altim ja suuremas ohus kui kellelgi, kellel on terve süda ja neerud. Ta lihtsalt ei olnud terve inimene. Ta oli krooniliselt haige. Ja ma arvan, et Brooke kogu selle juures, kuidas ta politseid küsitleb, kui ma lugesin seda 72 leheküljelist raportit, siis ma ei tunne neid politseinikke. Mul ei ole Floridas kohtuarstiga suhet, et tema nimel rääkida. Nad ei tunne mind. Ma ütlen sulle, minu arvates oli see põhjalik uurimine, alates nende kokkuvõttest kuni üksikasjalike tunnistajate ütlusteni. Ma ei näe selles juhtumis midagi, mis oleks kahe silma vahele jäänud. Sinu arvates pole mingeid vastuolusid? Ei, mitte ühtegi, sest nagu öeldud, peeti seda algusest peale loomulikuks surmaks. Nüüd, see, et nad läksid kaugemale, vaatasid tunnistajate ütlusi ja ütlesid, et vaatame siis ka videomaterjali. Kui nad oleksid sellelt videomaterjalilt näinud midagi isegi kaugeltki kahtlast, oleksid nad selle video kohe enda valdusse võtnud. Nad oleksid tunnistajad uuesti üle kuulanud. Nad oleksid kellegi vahistanud, kui nad oleksid arvanud, et keegi teda hooletusse jätab, millele Brooke näib viitavat. Kodus oli 2 meditsiinitöötajat, kuid nad tegelesid samal ajal ka muu hooldusega tema jaoks ja valmistasid muid asju ette. Pole mingit põhjust, miks keegi peaks tema kõrval ööpäev läbi istuma ja teda jõllitama. Kui ta seal istub, vaatab televiisorit ja sööb hommikusööki. Ma ei näe selles juhtumis mingit viidet raviveale ega väärkäitumisele. Ma arvan, et Brooke leinab. Doktor, aitäh, et selle selgeks tegite. Teate, ma loen seda, püüan sellest aru saada. Meie vaatajad püüavad sellest aru saada, aga meil on väga vedanud, et te siin olete. Doktor Nada Rutherford, suur tänu. Hea oli teid näha. See on minu rõõm, suur tänu. Olgu, see on kõik, mis meil praegu Sidebaari jaoks on. Suur tänu, et meiega liitusite ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Te võite meid vaadata ka NBC's Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord kõik!